Soovitame tsitaate kuulates sättida end mugavalt silmad kinni istuma ja keskenduma edastatud sõnumile. Tänane teema aruteluks pärineb Steve Jobsi tsitaadi varamust. Ta on öelnud: kui täna on viimane päev minu elus, kas ma tahaksin teha seda, mida ma täna teen? See küsimus võib tunduda alguses üsna äärmuslikuna või isegi veidi hirmutavana, kuid see sunnib meid mõtlema oma eluväärtustele, prioriteetidele ja elustiilile. Olenemata sellest, kas me seda teadvustame või mitte, võtame me iga päev vastu valikuid, mis kujundavad meie elu. Selle küsimuse esitamine aitab meil mõista, kas meie praegused tegevused vastavad meie sügavamatele soovidele ja eesmärkidele. Iga päev möödub meist märkamata sageli, kui rutakalt ja rutiinselt me oma kohustusi täidame. Me oleme tööl, õpime, tegeleme majapidamistöödega, täidame oma igapäevaseid kohustusi ja unustame sageli peatuda ning küsida endalt, kas ma tõesti tahaksin seda teha, kui täna oleks minu viimane päev. Kui me võtame hetke, et tõeliselt sellele küsimusele mõelda, võib see põhjustada meie mõttemaailmas suurt muutust. Kas me tõesti tahame veeta suurema osa oma ajast tegevustega, mis meid ei rahulda või ei anna meile tõelist rõõmu? Kas meie praegune töö, harrastused või suhted vastavad meie sügavamatele soovidele ja väärtustele? Kui vastus sellele küsimusele on ei, siis üldjuhul tekib loomulik soov midagi muuta. Võib-olla tahaksime leida töö, mis tekitab meis tõelise kire. Keskenduda suhetes olulistele inimestele või leida aega tegevusteks, mis toovad meile rõõmu ja rahulolu. Kui me saame teadlikuks sellest, et meil on võimalus muuta oma elu ja teha valikuid, mis vastavad meie tõelistele soovidele, avaneb meie ees uus võimaluste rohke maailm. Kuid on oluline märkida, et mõnikord võib vastus küsimusele olla jah. Võib-olla meil ongi juba hetkel elu täpselt selline, millist me endale soovime. Meie töö võib meid inspireerida, meie suhted võivad olla tervislikud ja rahuldust pakkuvad ning me tegeleme igapäevaste tegevustega, mis täidavad meid rõõmuga. Sellisel juhul on see tõeliselt imeline ja õnnistatud seisund. Kuid küsimus, kas ma tahaksin teha seda, mida ma täna teen, kui täna on minu viimane päev, aitab meid ka siis, kui vastus on jah. See sunnib meid hindama ja väärtustama hetke, milles me praegu oleme. See tuletab meile meelde, et elu on habras ja et me peaksime igast päevast maksimumi võtma ning suhtuma sellesse tänulikkuse ja tähelepanuga. Kasutades seda küsimust juhendina, võime hakata elama teadlikumalt ja keskenduma olulistele aspektidele oma elus. Me saame valida, kuidas oma aega veeta. Kes meiega aega veedavad? Mida me õpime ja kuidas me panustame maailma? Me saame valida rõõmu, armastuse, tänu ja täitmise isegi kõige lihtsamate igapäevaste tegevuste kaudu. See küsimus kutsub meid üles tegutsema ja mitte lükata edasi neid asju, mis on meile olulised. Võib-olla on meil unistused, mida me pole veel teoks teinud, suhted, mida tahame parandada või väljakutsed, millega tahame silmitsi seista. Kui me võtame arvesse, et meie aeg siin maailmas on piiratud, saame leida motivatsiooni ja julgust astuda samme nende eesmärkide poole. Küsimus, kas ma tahaksin teha seda, mida ma täna teen, kui täna on minu viimane päev, on võimas vahend meie eluväärtuste ja prioriteetide hindamiseks.
see kutsub meid üles olema teadlikud oma valikutest, elama sügavama tähendusega elu ning tegutsema vastavalt oma tõelistele soovidele ja eesmärkidele. Ärge lükake edasi täisväärtuslikku elu elamist, sest me ei tea, millal meie viimane päev võib saabuda. Aitäh kuulamast ja järgmiste kohtumisteni!